Täna saates otsime Madisepäeva lahingupaika. Mis leiuga tegu on? Võtti. Sa ütlesid enne, et Vooruse vöö oma või? Eesti oli kunagi kõige rikkam maa. Kuskil aastast 1060 umbes muutub Eesti Põhja-Euroopa kõige rikkamaks maaks. Leiame vanast kõrtsikohast igasugust varandust. Meil on 300 aastat vanami. Nii, kus me oleme? Mis teeme? Me oleme nüüd jõudnud Viljandimaale, oleme siin Kobruvere lähistel ühe põllu peal, kus kui kõik nüüd tänase päeva jooksul õnnestub, saame teada, et see ongi see põld, kus Lembitul pea maha löödi. Ehk et nagu te näete, siin on enam kui 100 detektoristi kohale tulnud ja 7. korda järjest otsitakse Madisepäeva lahingu toimumispaika. Korrak laulupidu on kohal. Nii, pane kinni. See läheb ise? Läheb, jah. Ma just mõtlesin, et võtaks tööriistad, aga läheme siis käed taskut nagu telemehed kunagi. Võtab uuesti. Räägi palun lähemalt, kuidas see põld välja valituks osutus, et mis märgid kõik näitavad, et siit võiks seda Madisepäeva lahingupaika leida? No, ega märgid on meile näidanud erinevatel aastatel alati, et me oleme õiges suunas, aga ega päris täpselt ei teata, et neid ajalooarkiivides on neid täpselt selgitusi nagu tõlgendatud erinevat moodi erinevatel aegadel. Ala on hästi suur, me teame, et ta toimus kusagil Viljandi ja Suure-Jaani vahel ja ainus allikas, mis ütleb midagi täpsemalt, see on vanem Riimkroonika ja seal on veel 1,5 miili Viljandist. Aga kui pikk see miil sellel ajal oli? Jah, miil on sel ajal väga erinev ka olnud ja see 1,5 miili, see võiks olla kusagil 10-11 kilomeetrit. Ajalugu näitab, et me seda Madisepäeva lahingupaika tänaseni üles ei ole leidnud, aga esimesel aastal, kui see mõte tekkis, me leidsime tegelikult 1000 aastat vana vikingiaegse aarde, mis osutuski sel aastal tegelikult kõige nagu suuremaks leiuks Eesti Vabariigis üldse. Kuule, aga kas Lembitu pea tuleb maa seest välja või? Peab tulema. Ai, vaata, need mehed on nii metalli täis, nad on nii kaua otsinud. Jah, piksuvad ise ka. Siin on väärismetall. Ja. Mul oli kõige parem leid oli üle-eelmise aastas, ma leidsin keskaegse kaurikuuli. Ahah, kui suur see oli umbes? Umbes sükse läbimõõduga. Kristjan, vaata, nüüd on niimoodi, et varustus on võimas, on ju. Ja tavaliselt bändiga on niimoodi, et see mees, kellel on kõige ägedam pill ja mingid tuled ja viled on küljes, see mängib kõige olemini pilli. Meie poolest natuke peab paika ka. No vaatame, jah. Euroopa ühe vanima relva, 14. sajandist pärit Otepää püssiga tehtud aupauk kuulutas otsingud avatuks ning 100 detektoristi tormas põllule. Ossa püha püss! Ma ei tea, kus Kristjanile kiire hakkas järsku. Võtta rahulikult, mis tõmbled, kuule. Meil on terve päeva aega. Selles mõttes, et ma tean, et see lahing on sealne. Kes siin tee ääres ikka sõdis? Seda küll, jah. Ise ka ei sõdiks tee ääres. Aha, okei. No nii, mul on esimene signaal. No. Okei. Näe, siin midagi ümmargust. Näe, ongi münt ju. Ma ütlesin münt. Mees ütles kohe ära. Ongi. Ma ütlesin. Ei ole. On jah. Kohe. Saarikas vist. Saare ja lõpupoole. 2 kopikat. Aga mis esimese 5 minutiga või? Kiiremini isegi vist, jah. Jah. See on? Rist. Ristripat. See on ikkagi mõne saad. 13 sajand. Pitsat servus. Mis see materjal on? Pronks, jah. Õige sajand nagu. Talu sõrmus. Kas see ei ole mitte keti see? Kas see on see Tesla logo või? On ju? Sealt tuligi, jah? See on? Ongi odaots või? Ma ei tea. Vaata. Pigem ei ole vist ikkagi, aga... Tahaks arvata kangesti. No tahaks loota, jah. Aga on ots on nagu teravam või? On küll, jah. See enam suvane asi pole? Ei. Või äkki on lipsunäel hoopis. Võib-olla olid viisakad mehed seda. Jaa, järgmisel TV3 peol kõige ägedam mees. Siukse lipsunäelaga? No absoluutselt. Ja siis käiks ringi ja jooks kohvi niimoodi? Ühe sõrmega. Äkki me peaks näitama või? Ma olen küll. Arheoloogile. Me leidsime ka mingi asja, ma ei tea, kas lipsunäel või mis ta võiks olla. Madisepäeva lihtsalt lipsusid ei kantud tegelikult. No see on küll korrosioon, et selles nael on vist.
Pigem on vist Länne-Ääremaad, jah. Vaat siis, automaatselt sai sellest aardest prügi. Aga aitäh ikkagi aususe eest. Natuke aega hiljem tuli siiski maa seest välja leid, mis võis tõepoolest olla muinasaegne odaots. Ja see ongi nüüd õige sajand ka või? No seda peab Main ütlema veel. Võib-olla kõblavars. Odaots või kõblavars, 2 varianti. Ja siin on nagu hõbemünt ka. Ise leidsid või? See tuli siit august. Siit august tuli või? Oho, aga kus see odaots tuli? Teine tuli kõrvalt, sealt mis ma näitasin. Rahakat meest siiti sealt poolt. Mis leiuga tegu on? Võtti. Sa ütlesid enne, et vooruse vöö oma või? Ma loodan, et siga aardekirjastu võtti. Leidsin hõbemündina. Ma ei tea, mis ajastus on. Näita. Kuskil 6 meetrit siia poole. Vaat mis aeg siis? Sarjaaegne münt, põhjasõjaaegne münt. 1700. Nüüd saarikas, noh. Vanad saarikas. Ja. No näe, sellest olen näinud ka. No vaat siin ikka on asju. Meie leiud olid seevastu hoopis sellised. No mis saasta leiame? Peale järjekordset leidu, mis ei ole mitte midagi väärt, on aeg teha väike strateegia koosolek. Jah, Kristjan, asja kontseptsioon on nagu see, et me leiame nagu mingeid asju, mis on ägedad, mis on midagi väärt. Et sul on nagu peas kontseptsioon natuke segamine läinud. Fookus on lappama läinud. Jaa, et ära mingit jama otsi, please. Mõtlesin, et korra läbi observatsiooni õppime natuke. Vaatame, mis teeb. Mida ta teeb teistmoodi kui meile? Tegelikult ju. Liigutused on nagu sarnad. Jaa, samamoodi. Inimene 2 jalga, 2 kätt on ju. Detektor käes. Kogu aeg kaevab. Objektist me nagu ei ole täielikult jobud ei ole ju. Ei, ainult veerand või pool heal juhul. Sel ajal, kui meie loodusvaatlusi tegime, tuli aga põllult välja ühe võimsamaid leide. Roomaaegne münt või? Jah. Kossa poiss. Kus siis selline asi välja tuli? Kaubatee selles suhtes, et kaubeldi metalliga ka. No see on nagu tummine tükk. Sina leidsid kunagi hõbemünte, nüüd olid sellised väiksed pöönikused. Ja, roomaaeg tehti münt, jah? Jah. Aeg on nüüd sealmaal, et paras aeg on üle vaadata kõik see saak, mis siit põllu pealt enne lõunal üles korjati ja nagu näha, siis laud on asju täis. Ain, kuidas sulle tundub, kas Madisepäeva lahingupaik on nüüd üles leitud? Ei, seda kindlalt veel öelda ei saa. Siin on küll huvitavaid leide erinevatest ajajärkudest ja on ka muidugi jah, sellest perioodist leide ja kõige intrigeerivam on üks odaots. Aga ta on kahjuks liiga roostes. Selle põhjal veel praegu ei saa kindlalt öelda, et on just selle Madisepäeva ajal siin maha sattunud. Seda, et Eesti on sajandeid tagasi väga rikas maa olnud, näitavad siit leitud muinasaarded. Raha oli kunagi näiteks selline hõbevedru või lihtne 200-grammine hõbekamakas. Muinasõja mündidki jõudsid meitemaale üllatavalt kaugelt. Mis ajastu mündid need on? Ongi, see on siin nüüd 9. sajand, need tsipa väiksemad dirhemid, need on dirhemid siis. Ja need tsipa suuremad... Need on araabia mündid siis? Need on araabia mündid, meil ei olnudki tolle muud raha. Kuda kaudu sellised mündid meile rändasid? Kuidas see kaubatee sellel ajal käis? Mööda jõgesid ilmselt? Absoluutselt õige mööda jõgesid. Ta käis suured praeguse Venemaa jõed tolle ajal... Volgat pidi siis või? No Volga ehk siis meie Ugri valge jõgi, nagu me teame. Või siis suured muidugi Ukraina jõed, eks ole, Dnepr, eriti muidugi. See oligi suur tee kreeklastest variaadideni ja tagasi. Hõbeselt on palju, kulda on vähe. Kas kulda liikus vähe või inimene oli koi, ei tahtnud matta sellist asja nagu kulda? Ei, kulda liikuski vähe. Kulda on igal pool siin Põhja-Euroopas väga-väga vähe. No esiteks, Euroopas ei ole kulda. Tähendab on, aga kulda ei teatud veel, kus seda otsida. Ja teine asi oli muidugi see, et millegi pärast hõbedat lihtsalt hinnatigi rohkem. Vaata, vana ja rahadega on alati see segadus, et mida nad siis päriselt väärt olid, et kui me räägime mingisugust hõbemündist ja kõik, et mis sa selle ajast osta said, siis siin on tegelikult päris ilusti sellise koomiksi stiilis asjaga nagu ära seletatud ja meil nüüd rahandus värske ekspert Robin teeb kiire ülevaate aastal 1020 kuni 1150, mida sai hõbeda eest? 300 grammi hõbeda eest sai endale orja mehe ja 200 grammi eest sai orja naise. Aastast 1060 umbes muutub Eesti Põhja-Euroopa kõige rikkamaks maaks ja on seda mis siis juhtus? Vaat ma ei tea, 2 asja juhtus, kõigepealt natuke kaubateed vist muutusid, nad ei käinud enam millegi pärast üle Gotlandi, friisid hakkavad väga palju käima, nemad lähevad otse Venemaale ja lähevad mööda meie põhjarannikud loomulikult, eks ole. Ja teine asi on see, et Vene väed lüüakse välja.
Number 1, mitte esimese 5 hulgas. Number 1. Päris sünge, võimas. No meil on, ütleme, sealt järgmisest 100 aastast on meil umbes 100 haaret. Nii et ühesõnaga iga aasta kohta me saame umbes ühe hõbeda hunniku. Pärast pausi külastame Emajõe Suursoos olevat Kantsi kõrtsi ja kaevame selle kõrvalt välja sajandeid vanu münte. Teeme tantsu! Tere tulemast tagasi! Aardekütid teevad selle hooaja viimaseid otsinguid. Koos sajakonna detektoristiga otsisime võimalikku Madisepäeva lahingupaika. Nüüd aga siirdume Emajõe Suursoosse, kus asub väga erilise ajalooga kõrts, mille ümbrusest on juba leitud erakordseid esemeid. Tervist! Tere! Saame tuttavaks? Olen Kalle, kohalik veeturismi ettevõtja. Robin mina, väga tore. Mida sa ette võtad siin, siis suhka maja oled valmis teema? Jaa, see on nüüd selline koht, kus ma oma klientidega olen aeg-ajalt peatusi ja räägin selle piirkonna ajaloost ja loodusest. Sest et tegemist on väga ajaloolise kohaga, väga kultuurilise ajalooga ja enamus eestlasi sellest ju ei tea midagi. Ja väga hea oleks seda nagu kõigile tutvustada. No aga lähme tuppa ja tutvusta meilegi. Esimesed informatsioon selle koha kohta ulatub peaaegu 8 aastat tagasi. Ehk siis selle koha peale Tartu piiskop arvas, et vajaks Tartu eelkaitsena rajamist, Tartu eelkaitsena kindlust linnus. Ja kui algul oli tegemist väidetavalt tornlinnusega, siis hiljem tehti ka juba siin suurem. Ja see väidetavalt jälle see saar ei ole looduslik saar, vaid see on kunstlikult tekitatud, ehk siis nägite, oli vallikraav ümber. Ja see kindluse paremad päevad jälle väidetavalt olid kuni Liivi sõjani, siis ta jäi nagu ajale jalgu, teda väga ei taastatud, ei moderniseeritud ja kindluse ajalugu põhimõtteliselt lõpeb Põhjasõja ajaga, kus siis hiljem siis nende varemete peale juba rajati kõrtsjoone. Ja miks siia kõrts rajati, oli see, et tol hetkel oli ju Emajõgi kaubanduslikus ja mõttes väga oluline. Siit algasid ka taliteed üle soo, siin elas soos rohkem rahvast kui praegu ja siin oli võimalik siis kaupa maha laadida, kaupa peale laadida ja minna veeteed pidi ka siis Narva, Peterburi, kuhu iganes. Mis selle kõrtsi taust selles mõttes on, et kas see kõrts oli samamoodi ikkagi nagu peatuspaik brändajale, ütleme nii siis? Oli siin ikkagi suured külad ümber ja käisid kohalikud mehed siin Tammsaaret lugemas ka? Pigem oli ka kaubanduslik mõttes ja puhkekoht. Vastab tõele, et jõel oli tollipunkt ka. Tõkkepool ees ja maksa kui tahad. Nii nagu räägivad kaubanduskokkulepped keskajast, et siis jõgi oli blokeeritud palkidega, mingi palkide süsteemiga, ehk siis laev ei saanud lihtsalt läbida seda kindluse juurde kohta, vaid ta pidi peatuma, silda kontrollitama, kaupa lasti, kasseeriti tollimaks ja kui kõik oli korra, siis laev jätkas oma teekonda. Nii, aga saime selle kõrtsiga tuttavaks, lähme vaatame, mis siin ümbruses on. Edgard just hetk tagasi vaatas kaardi pealt, siin on läheduses alad, kõik kust võib otsida ja sul on ka, Edgard, aimu, kuhu esimesena minna, et kus olid siin asulad? Räägi välja. Kuna me oleme praegu kõrgemal kohal, see oli siin kindluse koht, nii-öelda kõrtsi kindlus. Ja kui me näeme siit nüüd mäest alla üle selle väikese oja, siis seal oli asula koht, et võime proovida. Järgneme sulle, suur liider, mine ees. Teeme siis nagu traditsiooniks on saanud, et võistleme jälle, on ju. Jõuda oma vahel natukene, tekitab motivatsiooni, et keegi hakka ludritama väga, on ju. Et ma olen siis vana ja Edgartiga, sa oled vana ja Ivaniga. Ja vaatame. Ja kes siis rohkem leiab? Läheb! Läks! See on nagu hämmastav. See on nagu hämmastav, et selles kohas, kus panid lihtsalt masina käima ja kohe tuleb signaal. See on mingi hübemünd kindlasti. Kiiremini, kaeva kiiremini. No? Vaata. See on sõjaaegne konserv. Jah. Kui ilus leid meil on. Kuule, meil oli huvitavam leid ju. Jaa. Ivan, tule siia. Ütle, mis nööp on. Kuule, see on tegelikult Vene impeeriumi aja münt. See ongi nööp, jah. Nööp. Siin peab olema vapp, aga sellest vapis ei ole säilinud mitte midagi juba. Kuule, aga me oleme õigel teel siis. Aga siis õnn pöördus. See on muskettikuul ju. Muskettikuul? Jah, muskettikuul. Oho. Me võtame järgi. 1-1, jah? Jaa, musketikuuli leidsime. Hakka liigutama, Edgard. See on nii ilus, vaata. Väga ilus, oi. See ongi Napoleoni aeg või isegi varem. No näed. Jah.
Napoleon Bonaparte ise tulistas. Hea signaal või? Ei. Signaal? Ma ei tea, ma hakkaks aega raiskama. Oota edasi. Mis signaal on? No täitsa hüppab. Ahah, mingi jama. Münt! Mis münt see on? See on aastal 2004. Jah, 50 senti. No, näed. Ongi münt. Ütlesin ju, et münt. Oota, see on Eesti kroon. Eesti kroon. 2000. 2000, 1 kroonine. See on kuul, vaata. Täitsa terve kuul. Vintpüssi kuul. Jah. Mis teise maailmasõja oma. Robin. No? Sul on mingi tunne, et seal on midagi või? Ei. Lihtsalt igav hakkas. Edgard, kuule. Räägi. Meil ei ole praegu liiga palju õnne olnud selle detektoriga, on ju. Ja sa oled nagu tubli detektorist küll, aga magnet fishing on rohkem su eriala, on ju. Kuna seal oli vana sadam, vana selline tollimaksu koht, just. Siis äkki meil õnnestub mingi jaardelaekas kätte saada metallist. Sest praegu me oleme lootusetult maas. Ma sain mingisuguse landi. Mis sa said? Vaata, mis mul on. Vaata, lant. kuidas. Ja vaata, mul läheb siin veel. Võib-olla on kalagi otsas, vaata kui palju. Ja. Vaata, siin on midagi veel. No võimas. Võimas, Edgard. Münt. Vaata, see on väga vana münt. See on nüüd juba päriselt midagi huvitav. Oota, see on mingi ajalooline münt juba. Oota, see on 1730 midagi. See on dinga, see on Vene impeeriumi ajal oli vermitud siuke münt. Meil on 300 aastat vana münt. Palvetame. Edgard on väsinud. Kus Mekka on? Kuhu pooleks palvetama? Ida või? Ma ei tea, kus praegu ida on. Vau! Mis asi see on? Teeme tantsu! Kuule, see on, mul tundub, et see on see on 5 kopikat ju, see on Katariina teise aegne münt ju. See on väga äge leid. Kuule, see on väga äge leid. 1763. Niimoodi aastaarv peal või? Jah, 1760 või 5, ma ei näe. 3 või 5, midagi sellist. Kurat, aga siin on veel. Selle peale viskas Edgard magneti nurka ja võttis jälle detektori välja. Ning mõni minut hiljem läkski asi põnevaks. Kuule, aga ikkagi edasi tuleb siit head signaali. Et tuli ära münt. Ei tea, mis münt see on. Lähme praegu tüüpide juurde, puhastame koos nendega. See on Rootsi. Rootsi öörmünt või? Jah. 1/4 öört. Sa vanusega panid meist mööda praegu? Saab. 100 aastat julgelt. 16 sajand vist, jah. See on veel löödud münt, vaata. Ja, see ongi löödud, jah. Ja. See on Rootsi oma. 1667 vist. Rootsi aegne münt 67? Jah, vaata. Kuule, ja säilivus ka päris hea ju. Vau! Nice. Nüüd on aga aeg meie tänased leiud üle hinnata. Tere tulemast, Viru tänava antiigialist. Tulime uue loosiga sinule. Väga tore. Aga meil on seekord head leiud õisega. Tervist. Alustamist kõige suuremast. Teeme niistame. Eemalt vaadates tundub, et tegemist on 5 kopikalisega. Vermitud Jekaterinburgis ja aastaarv 1763. Selle mündi eest sai osta 1763. aastal veerand ämbrit viina. Veerand ämbrit viina? Ja see on umbes 3 liitrit. No sellega peab juba pika päeva ära. Ja see on, kuidas nüüd öelda, piisavalt kulunud jälle, aga kui see münt oleks teil ilus niimoodi, et ta oleks keegi sinna maa sisse kaotanud, aga enne seda karbi sisse pannud, siis tõenäoliselt sa saaksid ka 50 eurot. Nii et järgmine kord, kui hakkate münt ära kaotama, pange enne karbi sisse ja siis kaotage ära. Selles konditsioonis on ta siis väärt vähem kui 50 eurot, aga rohkem kui 2 eurot. Rohkem, no küsime 5. 5? Nii.
mida ma näen? See on 1/6 ööri Kristiina ajast vist 1667. Ühesõnaga ütleme täpsemalt Rootsi-aegne müür selline. Selliseid münte on Eestis leitud väga suurtest kogustest. Viimase 10 aasta jooksul, umbes 10 aastat tagasi leiti teossa 110 kilo neid. 110 kilo? Jah, neid münte. Siis ühest kohast ja ühe leiuna. Sellega püüti maksta nii sõduritele palka, kes seda ei tahtnud üldse sellel kujul, nad tahtsid ikka hõberaha saada, aga rahalist väärtust sellel mündil ei ole. Rootsis müüakse neid münte hulgi mingisugune 5 Rootsi krooni tükk. Nii, aga siis on meil selline huvitav raha siin. See on tenga ehk pool kopikat, 1740. Kui 5 kopika eest sai veerand ämbrit viina osta, siis poole kopika eest sai 300 grammi viina osta. Siuke teeklaas ja pool veel. Natuke üle. Ja tolleaegsed teeklaasid võib-olla olid suuremad. Võib-olla ka, jah. Aga suhkrut, ütleme, kui suhkur oli tolle ajal haruldane, siis suhkrut võib-olla said 10 grammi. Ahah, said korraks suu magusaks ja kogu. Jah, ongi kõik. Ja siis, kui see on väärtusetu, siis see on 10 korda väärtusetu. Ei, nad on enam-vähem ühes hinnas. Tänapäeval. Lihtsalt, et tal on selline paari-eurone väärtus ja heal juhul ka, kui on ilusas säilus, nagu jälle see säilivuse moment, millest me kuhugile ei pääse, sest kogujad tahavad ilusaid münte. Siis ta hind võib tõusta ka siin 50-100 peale. Aga küsimus on ainult säilivuses. Täitsa võkkis. Läks ju plõks. Täitsa võkkis. Labidas vahele või? 2 magnetit ühel, siis tõmbejõudu palju? Ühel on 2700, teisel on 1000. Läheb või? Valmis? Jah, ma tõmban. Aitäh. Pane teisele jalg peale. Teisele pane jalg peale. Okei. Mis kui tuleb vigastame ennast kuidagi siin praegu? Jõp. Tuleb.